tere mehed ja tere ka nendele naistele, kes on siia ära eksinud. Kell on alles hommik ja see on mu esimene selline pikem YouTube'i video, et ärge mulle siis väga hullult tagu andke. Aga kui tahate anda, siis andke täiega, vahet ei ole. Ilmselt sa oled siia video peale sattunud seetõttu, et tunned, et võib-olla sa ei ole elus päris seal, kus sa tahaksid olla. Sul ei ole võib-olla sellist füüsilist vormi, nagu sa tahaksid, eks ole. Ajuudu, kõik sellised asjad. Et mõtlesingi, et tooks välja kiirelt 7 punkti, mis aitasid siis minul jõuda siia, kus ma täna olen. Alustame kohe algusest. Punkt number 1 on mõtteviisi muutmine. Minul algas see sedasi, et ma tundsin, et mina vajan küll sellist suuremat tavapauku, et alustada tervislikumat teekonda. Ma võtsin siis telgi, madratsi, võtsin mineraalvett ja läksin enda maakodu lähedal kuskil metsa äärde telkima. Ja mul mõte oligi selline, et ma olen seal 3 päeva, kus ma siis ei söö mitte midagi, ainult joon vett, paastun, kuulan podcast'e ja siis teen igasuguseid märkmeid ja proovin nagu leida iseennast. Mul peaaegu õnnestus see 3 päeva vastu pidada. Ma olin küll 2,5 päeva, siis kõht läks ikkagi nii tühjaks, et ma tõesti enam vastu ei pidanud ja tulin koju tagasi. Aga see aeg, mis ma seal olin, see ikka muutis mind tegelikult päris palju. Kui iga päev põhimõtteliselt hommikust õhtuni peksab kõrva mingisugune podcast, mis siis räägib, kuidas teised inimesed on enda teekonda alustanud, mis probleemid neid on esinenud, siis see muudab ka iseenda mõtteviisi päris drastiliselt. Et ma soovitangi, sa ei pea võib-olla nii ekstreemselt minema ja olema 3 päeva, eks ole, kuskil võsas, aga põhimõtteliselt selline suurem avapauk aitaks küll päris palju kaasa. Teine oluline punkt on treening ja treening on võib-olla vaata, et isegi kõige alus. Kui sul on hea füüsiline vorm, siis paraneb enesekindlus. Sealt edasi muutuvad su tööalased suhted paremaks, perekondlikud suhted paremaks ja nii edasi. Et mina olen küll põhimõtteliselt terve eluaeg olen igasuguseid treeninguid teinud. Noorena kergejõustikud, korvpalli, jalgpalli, kõik asju, eks ole. Aga pidama ma jäin ikkagi jõusaali peal, et see tundus mulle selline kõige omasem olevat. Ja muutused, nagu suuremad muutused hakkasid siis tulema, kui ma hakkasin jõusaalis struktureeritumalt tegema. Ma olen personaaltreener, eks ju, et väga lihtne on mul iseendale treeningkava koostada, aga kui ma hakkasin täpselt enda treeningkava järgima ehk siis üles kirjutama, mida ma iga nädal treenist tegin, siis hakkasid ka suuremad muutused tulema. Soovitan sulgi, võtta treeningkava ja märgi iganädalaselt täpselt üles, mida sa mingi harjutuse juures teed ja mis raskusega. Ja tundub küll, et sul ei ole energiat jõusaali minna, aga nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis jõusaalist tulles on sul mingisugune energia nagu juurde tekkinud. Nii et mine jõusaali. Punkt number 3. Kui sul on töö, mis sul ei istu, siis mine sealt ära. Tundub päris karm meede, jah? Aga paraku on reaalsus selline, et mitte midagi ei muutu paremuse poole, kui sa oled oma samas vanas mugavustsoonis kinni. Ja töö on üks inimeste peamisi mugavustsoone. Seal ei ole absoluutselt mugav olla, aga millegi pärast sa ei lähe sealt ka ära. Minu suurem muutus hakkas pihta ka siis, kui ma läksin enda vanast töökohast ära. Ma olin kehalise kasvatuse õpetaja päris mitu aastat, aga siis otsustasin, et kurat, see on ikkagi liiga mugavustsoon, et mitte midagi ei muutu kõrvalt, et ma pean ise siis midagi muutma. Ja paningi lahkumisavalduse letti, tulin ära. Mul ei olnud mitte mingisugust plaani, mida ma reaalselt tegema hakkan, aga tahe oli suur midagi teha. Ja siis tegelikult hakkavadki asjad toimuma ja hakkasidki toimima. Et ma tegin enda kodulehe atomlifestyle.ee, hakkasin vaikselt personaaltreeninguid pakkuma, toitumisnõustamisi pakkuma. Et see oli nagu oluliselt parem, kui ma oleks olnud vanas töökohas kinni. Nii et võib-olla ongi sul siis üks esimestest sammudest vanast töökohast lahkumine, kui sulle see ei meeldi. Aga kui sulle praegune töökoht meeldib, siis palun väga. 4. punkt on enese eest hoolitsemine. Selle all ma mõtlen nii sisemiselt kui ka väliselt.
mõtle korraks tagasi, millal sa võtsid reaalselt endale aega, kus sa olid iseendaga. Näiteks käisid värskes õhus jalutamas, ilma et mingi elektroonika oleks sind seganud kõrvalt või siis mediteerisid. Võib-olla sellist aega ei olegi su elus mitte kunagi olnud, aga ma soovitan ikka väga soojalt võtta algatuseks kas või mingi paar korda nädalas endale selline aeg. Siis teiseks, kas sa enda välimuse eest hoolitsed? Et kas soeng on korras, kas habe oleks piiratletud, et kulmude vahe oleks ilusti kitkutud, kõik sellised pisikesed asjad, et need annavad sulle enesekindlust ja sa tunned ennast enda kehas seeläbi oluliselt paremini. Punkt number 5 on mitte toimivate suhete lõpetamine. Võib-olla sa oled suhtes, mis juba aastaid enam ei toimi või siis suhe on juba täiesti toksiliseks läinud, siis karm tõde, kui see ka pole, siis aeg oleks suhe ära lõpetada. Minul rääkida on siin tundub kerge, eks ju, aga päris elus seda teha ei ole nii kerge. Aga võta vähemalt mõttesse, et see on punkt, mis vajab väga tõsist tegelemist ja kui sa halvast suhtest ära ei tule, siis jällegi nagu halvast töökohast mitte äratulek. Sa oled endiselt mugavustsoonis, kus sul ei ole mitte üldse mugav olla ja mitte midagi elus ei hakka ka muutuma. Minu tervisliku tee alguses mul lihtsalt sattusid kõik need asjad kokku, kus ma tulin töölt ära. Ma olin kuskil 7 aastat olin vist suhtes olnud, et ka selle lõpetasin ära ja et siis ma tahtsin ka hakata täiesti puhtalt lehelt. Et vaata ka enda olukorrad üle ja võib-olla on üks koht suhte lõpetamine. Punkt number 6 on oma toitumise parandamine. Kui sa juba korralikult trenni teed, ega siis ei saa ka toitumisest ei üle ega ümber. Kui mina enda tervislikku teekonda alustasin, nagu ma ütlesin, kuulasin kõikvõimalikke podcast'e metsas, eks ole, siis kõikidest nendest podcast'idest jäi mul kõrvu 5 toiduainet, mida põhimõtteliselt kõik soovitasid. Need on siis liha, muna, puuviljad, toorpiim ja mesi. Väga lihtne, eks ole, et need peaks olema ka sinu võib-olla peamine viisik, kui seda tervislikult toituda. Ja toidu tegemine ongi nüüd tegelikult üsna lihtsaks muutunud. Et võtame näiteks lõunasöögi. Esimene asi, millele ma keskendun, on see, et mul oleks korralik lihakäntsakas. Ja sinna kõrvale ma siis ehitan muud asjad, et panen näiteks kõrvale natukene riisi või tatart, mõned köögiviljad ja magustoiduks teen kas siis banaani, õuna või siis natukene mett. Väga lihtne tegelikult. Ja kui sa ise ei tea, mis kõik toiduained on tervislikud, siis mul on kodulehel toitumiskavad, et sa saad ka selle endale soetada ja siis retseptide järgi endale toite teha. Ja olemegi jõudnud punktini number 7, milleks on sõltuvustest vabanemine. Kes joob iga õhtu õlut, kes suitsetab, kellel on hasartmänguprobleemid või kas sa pornot ka vaatad? Väga paha. Ka see on sõltuvus ja kõikide sõltuvustega tuleb tegelikult tegeleda. Need võtavad sult energiat ja mõjuvad ajule väga halvasti. Porno koha pealt, mehed nagu me oleme, päris huvitav, eks ole. Soovitan uurida sellist asja nagu semen retention. Selle kohta on YouTube'is väga palju videosid. Et soovitaks võib-olla sellega algatuseks alustada. Kui see video siin mingilgi määral kõnetas, siis pane like ja kirjuta kommentaaridesse, mis on sinu peamised probleemid praegu elus. Kui sa tunned, et tahaksid mingit suuremat muutust enda elus nüüd hakata ette võtma, siis kirjuta mulle oma soovist siia meilile ja ma saadan sulle detailse juhendi, kuidas lühikese ajaga saavutada oma elu parim vorm ja see on sulle täiesti tasuta. Tšau!